Veel üks suurepärane ja tulemuslik öö Ukraina kauppommituslennuväe jaoks. 21. juuli öösel ründasid Ukraina droonid taas vaenlast laia kaarega alates Moskva lähistelt ja Lipetskist kuni Leningradi ja Rostovi oblastini. Moskva väriseb juba 5. ööd järjest sireenide käes ja sulgeb lennujaamu. Lipetskis põleb tööstuspiirkond soojuselektrijaama ja metallurgia tehase juures. Venemaa suurima veebikaubandusplatvormi Wildberriesi laod põlevad nii tugevalt, et kahjud ulatuvad juba miljardite dollariteni. Täna vaatan üle täieliku öise rünnakute kokkuvõtte Venemaal. Seal oli täna öösel väga lõbus. Hakkame pihta. Arvutame koos, kui palju me oleme venelasi vaesemaks teinud ja veel kord, ainult Wildberriesi vastu suunatud löögid on juba toonud mitme miljardi dollari suurused kahjud. Ja vaatame üldist pilti. Venelaste jaoks on pilt keeruline, meie jaoks aga väga lihtne. Venemaal ei ole enam turvalist tagalat ja seda tunnistavad juba nemad ise. Minu nimi on Aleksei Petši, uurime seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole, seega olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. Tahaksin alustada seda saadet lühikese videoga, mille mulle saatsid minu jälgijad minu Telegrami kanalisse Petši uudised. Muide, link sellele on selle video kirjelduses, minge ja tellige. See video näitab, kui palju venelased tegelikult reaalsusest irdunud on. Nad ei saa siiani aru, mis üldse toimub ja neil on siiani, tsiteerin, nagu oleks sõda. See pole lihtsalt sõna, et hirmus. See ongi hirmus. Öösel kõik ärkasid üles, keegi ei saanud aru, mis toimub. Arvati, et sõda on juba alanud. Kõik ehmusid väga ära. No mis see siis nüüd on? Mis põhjusel? Miks nad siia lendasid? Mida neil Elektrostalis vaja on? Kas see on üldse mõeldav? Linn on ju kohe siin kõrval. Kas tohib üldse kõiki inimesi õhku lasta? Hei, ehmata neid. Kuidas te reageerisite, kui see kõik toimus? Lihtsalt hirmus. No tõesti nagu sõda oleks. Sellepärast. Midagi pole öelda. Kas on mingit lootust tulevikuks, et see tulevikus enam ei kordu? Või peaksime harjuma elama sellises pinges? Ei, kõik ütlesid, et 28. aastal saab see kõik läbi. Ootame. 28. aastal või? Alguses, kui see kõik algas, kõik rääkisid. Seega harjume ära, aga mis teha? Aga need poisid, kes on seal tsoonis, neil on veel raskem. Ma ei suuda sellest aru saada, miks see juhtub ausalt öeldes. Kuigi mul on kõrgharidus, isegi mitu, ja ma töötasin väga tõsisel töökohal. Minu jaoks on see väga raske. Ma ei teadnud, mida teha ja olin sellises segaduses. Ma isegi, siis ma olin juba kuulnud, et kogu Moskva ümbrus põleb. Aga ise te polnud seda varem näinud, eks? Ma nägin neid kõiki põlenguid oma rõdult. Nüüd asja juurde. Alustan Moskva lähedasest piirkonnast. Seal on praegu meie kaupmaa töö peamine rinne. Vastase pealinna piirkonda tabavate löökide laine kestab juba mitu päeva järjest. Ja Wildberriesi, Venemaa suurima veebimüüja, laokompleksid on olnud viimast ööd üks peamisi sihtmärke. Ja see on täiesti loogiline, sest nende sõlmpunktide kaudu toimub nii varustamine kui ka logistika, millele toetub tagala majandus, mis toidab seda sõda. Nii ongi. Kui venelased hakkasid sotsiaalmeedias halama, et mul põlesid miljonite rublade väärtuses kaubad ära, keegi ei kompenseeri, miks ukrainlased ladusid ründasid, mina pole ju sõjaga üldse seotud. Vaadake, kõik on väga lihtne, väga lihtne. Kui te oleksite neid kaupu müünud, oleksite te vähemalt makse maksnud, mida Putin oleks hiljem kasutanud sõja jaoks Ukraina vastu. Seega on kõik täiesti loogiline. Pealegi reklaamis see veebimüügiplatvorm avalikult oma lehel droonide müüki okupandi armeele, nende droonide jaoks fiiberoptilisi kaableid, erinevaid laskemoona heitesüsteeme, sõjaväevormi ja veel hulgaliselt just sõjalist varustust. Aga siin ma panen järjekorras kokku, mis viimastel päevadel Moskva oblastis pihta sai, et oleks üldse näha ulatust. Ukraina droonid tabasid edukalt Wildberriesi logistikasõlme Elektrostalis Moskvast ida pool. Seal tõusis lihtsalt pool taevast kattev suitsusammas. Löödi Wildberriesi laole Moskva lähedases Kaledinos Podolskist lõuna pool. Venelased, kes tulevad ja hakkavad rääkima, et ma panin rõhu valesti, ütlen kohe ära.
mul on täiesti ükskõik, kuidas mingid asulad Vene soodes nimetatakse. Ja kui neid poleks olemas, oleksin ma ainult rõõmustanud. Otse Podolskis, Lvivi mikrorajoonis süütasid droonid muideks naftabaasi. Tegelikult loeti ühe öö jooksul Moskva oblastis kokku 5 tulekollet. Süttis ka suur logistikakeskus tööstuspargis Lõunaväravad Domodedovo rajoonis, mille pindala on üle 650 000 ruutmeetri. See on üldse eraldi detail, mis teeb selle sihtmärgi eriti meeldivaks. Nagu agentuuri väljaanne välja selgitas, on Lõunaväravate kompleks otseselt seotud fondiga Talent ja edu. Selle asutaja on tšellist Sergei Raldugin. See on tšellist Sergei Raldugin. Ta on Vladimir Putini isiklik rahavott ja lähedane sõber. Selle fondi hoolekogu esimees on Vladimir Putin ise. Ukraina droonid tabasid otse vara, mis on seotud Venemaa diktaatori lähikonnaga. 21. juuli öösel sai korralikult pihta ka Lipetsk. Seal kuulutati öö jooksul 2 korda välja raketioht ja droonioht. Ehk siis vaenlane ei maganud ja võpatas iga sireeni peale. Pärast signaale kostis linnas plahvatuste seeria ning tööstuspiirkonnas puhkes ulatuslik tulekahju. Ja Ossind kogukonna ja seirekanalite andmetel põles teise soojuselektrijaama ja Novolipetski metallurgiakombinaadi piirkonnas. Tulekahju pindala on umbes 2500 ehk 2500 ruutmeetrit. Lipetski oblasti juht Igor Artamonov oli sunnitud kinnitama suurt tulekahju, nagu ta ütleb, tootmisobjektide territooriumil. See on selline ümmargune sõnastus, mille taha nad tavaliselt peidavad tegelikke sihtmärke. Aga sihtmärk on siin üsna märkimisväärne. Ukraina andmetel sattus löögi alla objekt, mis on seotud Novolipetski metallurgiakombinaadiga. See tähendab ettevõtet, mis tarnib terast, sealhulgas ka sõjatööstusele. See tähendab, et põleb see, millest vaenlane teeb meie vastu relvi. Ja soojuselektrijaam number 2 varustab linna sisuliselt soojusega. Seetõttu las venelased harrivad elama nii, nagu nad sunnivad ukrainlasi elama, jättes neid aastateks ilma valguse ja soojuseta oma rünnakutega Ukraina energiasüsteemi vastu. Lõpuks ometi las need venelased tunnevad, mis see tegelikult tähendab. Aga nagu te video alguses nägite, on nad täiesti reaalsusest irdunud. Nad ei saa üldse aru, mis toimub. Eriti see vanaema. See vanaema ajas mind naerma, kes ütleb, mis ja kuidas see on. Kas te olete mõistuse juures? Siin elavad ju inimesed, aga teie lasete neid droone. Mis teil viga on? Mis teil viga on? No ma ei suuda muidugi sellise aktsendiga rääkida, aga mõttest saite aru. Ja samal ajal Vene meedia andmetel pärast häire väljakuulutamist süttisid Lipetski lähedal asuv tööstuspiirkond ja Leningradi oblasti tööstuspark. Muide, meie Ukraina droonid töötasid üsna laialdaselt. Lõunast kuni Peterburini, 100 kilomeetrite kaugusel üksteisest. Lühidalt löödi nii, et kõikjal põleks. Ja eraldi meeldiv uudis. Moskva kaitsis end droonide eest juba 5. tööd järjest. Moskva linnapea Sobjanin teatas tavapäraselt, et õhutõrje tulistas kõik droonid pealinna lähedal alla. Aga nende raportitesse pole mõtet uskuda. Kuid ühte fakti ei suutnud nad siiski varjata. Domodedovo ja Žukovski lennujaamad katkestasid taas töö. Lennuliiklusele kehtestati piirangud. Ja iga selline öö tähendab halvatud lennusõlme, korraldatud lennud. Ja see on ilmne meeldetuletus moskvalastele, et sõda, mida nad toetasid, on jõudnud ka nendeni. Ja meie näeme siis sotsiaalmeedias neid nutvate venelaste nägusid lennujaamades. Nüüd hakkavad nad koridorides plahvatuste pärast värisema. Löök tabas ka Rostovi oblastit. Kamenalomni asulas süttis drooni rusudest raudteejaama katus. Aga huvitavamad on tagajärjed nende rovistikale. RŽD andmetel siis. Tuli kustutada tulekahju raudtee infrastruktuuri objektil spetsiaalse tuletõrje rongiga. See räägib ulatusest. Lõpuks jäid 26 reisirongi seisma kuni 4,5 tunni pikkuse hilinemisega. Droonid tegutsesid samuti Novoshakhtinski, Shakhtöö ja Novotšerkaski kohal. Raudtee on ikkagi nagu pereringe süsteem, mille kaudu vaenlane toob rindele tehnikat, laskemoona ja kahuriliha. Kohtasin neid venelasi, kes tungivad püha Ukraina maale. Ja eriti veel Rostovi oblastis on püha lüüa, sest sealt on Ukrainani päris lähedal. Ja nüüd räägime eraldi rahast.
Need samad venelaste kahjud, kes nii aktiivselt toetavad sõda või siiani ei saa aru, mis üldse toimub. Tuletan meelde, et Wildberries on Venemaa suurim e-kaubandusplatvorm. Selle logistikakeskused on hiiglaslikud laod, mis on kaupu täis topitud. Just sellest me hakkamegi rääkima. Kui põleb maha sadade tuhandete ruutmeetrite suurune logistikakeskus, siis kahjusumma koosneb kohe mitmest osast. Ära põlenud kaup, hoone ise koos seadmetega, katkestatud tarned ja seisakud. Ka need on kahjud. Ja on märkimisväärne, et nüüd ei virise mitte ainult venelased, vaid ka ettevõtte Wildberries ise. Wildberriesi kaasasutaja ja tegevjuht Tatjana Kim nimetas seda Venemaa ja kogu ettevõtte jaoks kohutavaks ööks. No kuidas see siis ei oleks kohutav, kui su laod muutuvad lihtsalt tõrvikuteks üksteise järel? Ja Forbesi väljaanne arvutas välja, et juba rünnakute esimesel ööl 18. juulil ründasid droonid 2 suurt Wildberriesi ladu Moskva lähistel, Elektrostalis ja Tambovi oblasti Kotovskis. Ja ainult sellel 18. juuli ööl hinnatakse ettevõtte ja venelaste üldist kahju $2,5 miljardile. Kordan veel kord, see on ainult 18. juuli öö kohta. Edasi tsiteerin Forbesi. Ettevõtte enda kahjusid on praegu raske hinnata. Eksperdid arvavad, et ladude taastamiseks tuleb kulutada umbes 30 miljardit rubla. Ja ettevaatlik, rõhutan, ettevaatlik hinnang seal hoitud kaubavarudele on kuni 170 miljardit rubla. See tähendab, et kahju täielikuks katmiseks, isegi esialgsete hinnangute kohaselt, on vaja summat, mis ületab kogu Wildberries Russ-kontserni puhaskasumi, mis 2025 aastal oli 175 miljardit rubla. See tähendab, et kõik, mis 2025 aastal teeniti, tuleb kulutada taastamisele. Ladu Elektrostalis, üks Wildberriesi suurimaid logistikakeskusi, pindalaga 250 000 ruutmeetrit, ja Kotovski ladu, mille pindala on 108 000 ruutmeetrit, võeti kasutusele. See juhtus alles eelmisel aastal. Ja nüüd on ühendatud ettevõtte Wildberries Russ, mida nimetatakse RVB-ks, ekspertide hinnangul kaotanud peaaegu 10% oma laopindadest. Meie rünnakuid selgitatakse üsna lihtsalt. Zelenski ja Ukraina relvajõudude peastaap väidavad, et kaugmaa rünnakud tabavad olulisi logistikaobjekte ning rünnatud sõlmpunkte kasutas vaenlane komponentidega varustamiseks. Komponentidega varustamine droonide ja navigatsiooniseadmete tootmiseks. Ütlen kohe ära, kui venelased äkki vaatavad ja küsivad, mille eest te leite, siis selle mõtlesite ise välja. Tulete meelde, et metsistunud Vene okupandid hävitavad juba mitu kuud järjest Ukrainas Nova Pošta logistikakeskusi. Postikeskusi. Kuidas teile see meeldib? Tuleb mõista, et need Wildberriesi laod ei ole tsiviilladud, nagu praegu Vene propaganda kisendab, vaid need on sõjalise varustuse lülid. Kõik on õigustatud ja kahjud, nagu näete, on märkimisväärsed. Ja muide, keegi ei kavatse venelastele kaotatud kauba eest mingit kompensatsiooni maksta. Kordan veel kord. Kremli ja kogu Vene juhtkonna jaoks ei lähe tavaline venelane üldse korda. Ja seetõttu on tänane peamine järeldus järgmine. Ukraina droonid on avanud uue löögitsooni Venemaa Föderatsiooni territooriumil. See tähendab, et Venemaal ei ole enam turvalist tagalat. Ainult möödunud öö jooksul jõudsid tabamused korraga väga paljudesse eri paikadesse. Moskva oblastis, Lipetskis, Leningradi oblastis, Rostovis, Vladimiris ja nii edasi ja nii edasi. See tähendab, geograafia on üsna ulatuslik. See ei ole enam piiriala, see on sügav tagala. Tagala on riigi tööstuslik ja logistiline süda. Kui ühe ööga põleb nii 40 kilomeetri kaugusel piirist kui ka 100 kilomeetrite kaugusel sügaval riigi sees. See tähendab, et venelastel ei ole enam tagalat selle endises tähenduses. Kokkuvõte. Moskva oblastis viimase paari öö jooksul need on põlevad Wildberriesi laod, maha põletatud naftabaas Podolskis, põlenud sõlmpunkt Južnaja Vrata, mis on seotud Putini rahakotiga, põles samuti maha. Lipetskis. Tulekahju 2500 ruutmeetri suurusel alal, teise soojuselektrijaama ja metallurgiakombinaadi juures, mis valas terast nende relvade jaoks. Ja Moskvas, 5 öö droonide all. Peatus Domodedovas ja Žukovskis, Rostovi oblast. Põlevjaam Kamenolomnias ja 26 hilinenud rongi.
Leningradi oblast ja Vladimir, seal sai ka pihta. Üldiselt on kahjud, eriti Wilberisi puhul, juba miljardites dollarites. Ehk siis Ukraina. Ukraina viib sõja metoodiliselt sinna, kus see alguse sai, ehk siis Venemaa tagalasse. Ja teeb seda juba mitte üksikute löökidega, vaid laia geograafilise haardega. Ja seda kõike ühe ööga. Aga venelased nagu rumalkari ei saa ikka veel aru, mis üldse toimub. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.